tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna kaaludele. Tänala on sõnumite saamiseks mõned oraklikaardid ja siis võtan pärast ka mõned tarokaardid lisaks. Tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, mille sõnast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Nii, aga esimeseks võtangi ühe oraklikaardi. See on sellised loomaenergiad, vaatame, mida need näitavad kaaludele siis. Nii. Ämbriku energia. Ja ämbriku energia, no see on selline ühendus, side, suhted on siin selles energias hästi olulised. Samas siin on selline shadow, et see vari ka. Ja et see tähendab sellist, just kui ma varju pool on see, et ma avastan nagu endas varjatud külgi, et mitte nagu selles mõttes midagi halba negatiivses mõttes, vaid pigem midagi varjatult, selles mõttes vari. Ja ämbliku energia näitab, kuidas on vajadus luua võimalusi tulevikuks, et kuidas me loome tuleviku võimalusi selle energiaga. Ja puntrasse sattudes ei lange ämbliku energiaga ahastusse, vaid siputatakse sealt välja. Et kuidagi selline, et isegi kui on tunda, et asjad ei lähe päris nii või kuidagi mingi seisak on või tagasilöök on, siis see kaart näitab, et kõigest on võimalik välja ennast siputada, välja keerutada, välja vingerdada. Et isegi kui oleme kuidagi sattunud puntrasse. Aga et siin võib olla midagi ja võib-olla tänu sellele, et siin on midagi, mida ma võib-olla ei märka kohe. Midagi on justkui varjus. Ja mitte halvas mõttes, vaid midagi head, mida ma ei märka, mida ma saan enda kasuks kuidagi tööle panna, mis võib-olla kuidagi ootamatult ilmub või minus endas on mingi külg, mida ma ei teadnud või kuidagi midagi, mis kohe ei ole paista, tuleb, nagu töötab hiljem minu kasuks, mida ma võib-olla ei märka kohe. Aga siin on jah, et see on alati seotud sidemete, suhtlemisega. Et selles mõttes. Aga vaatame, võtame veel ühe kaardi. Ta hoiab nagu kõrvale üldiselt, ei trügi esipinnale, aga loob midagi kindlat. Jätame selle kaardi. Nii, tõstan kõrvale. See on ettekujutuse kaart, imagine kaart, fantaseerimise energia. See kaart tegelikult näitab, et justkui võime oma fantaasiaid manifitseerida. Et näitab selliseid loovaid mõtteid, võib-olla ma unistan midagi ja see on võime tegelikult oma unistusi ellu viia. Selline visualiseerimise tugev võime. Samas siin on ka selline empaatiline võime, kus ma suudan samastuda ennast teistega. See on energia, mis ütleb, et kui sa suudad endale midagi ette kujutada, kui sa suudad midagi unistada, siis sa suudad sellega reaalsuseks muuta. Et praegu on justkui aeg seda teha, et unista, visioneeri, mediteeri, kujuta, et sinu soovid täituvad, juhtuvad päriselt, et sul on hetkel hästi suur manifitseerimise jõud, vägi, ja siis korda seda kõike pidevalt. Ja ühelt maalt hakkavad imed juhtuma, et see on selline korda ja korda, et ma hakkan ise ka sellesse uskuma, et kõik on võimalik. Et selline unistuse manifesteerimise võime siis. Nii, aga vaatame, siin on teistsugused energiat, mis siit on tulemas.
nii, väga ilus. Tõstan kõrvale korra siit. Nii, aga see kaart, no siin on juba särav nagu päike, on ju. See on igavese armastuse energia. Särav nagu päike, päikesekaardi energia, see on rõõmu energia, enesearmastus selles energias, siin on harmoonia, täiuslikkus. See viitab probleemide lahenemisele ja see näitab ka tihti, et on aeg puhata, on aeg elu nautida. See on selline, võtan teadlikult aja maha, naudin. Näitab tihti see kaart ka, et pingeline periood jääb selja taha ja on võimalus leida nii vaimselt kui füüsiliselt selline tasakaal, et uuesti selline taastuv energia, et miski taastab minus jõud puhka, et justkui on ületatud juba mingisugused raskused, on võimalus oma soove ellu viia. Nii, aga vaatame tarokaarte ka lisaks kaaludele, mida kaaludele tarokaartid näitavad. Mõõkade 5. See on konfliktne energia, tegelikult eriarvamuste energia, sõnasõdade energia minu jaoks. Mõõkade 5 puhul, siin võib-olla selle kaardi puhul tunnen, et keegi käitub nagu üleolevalt. Keegi võib nagu teist ära kasutada, et selline energia on, et keegi kasutab ära vahest oma võimu, oma positsiooni selles kaardis. Et ei ole usaldusväärne energia. Seal võivad olla huvide konfliktid. Et tunnen, et see ei ole õige, see ei ole minu suhtes aus ja õiglane energia. Et siin on, vahel öeldakse, et võit iga hinna eest selle kaardi puhul, et midagi saavutada pean ma nagu kuidagi, võib-olla nagu ühe võit on teise kaotus, kuidagi selline tunne. Aga siin konkreetselt selles kaardis, et siin on, et kellelgi on positsioon teise üle, et siin poiss on püüdnud liblika purki, on ju. Et temal on libliku üle võim, et kas minul on kellegi üle võim või nagu keegi sõltub minust või siis vastupidi, mina sõltun kellestkist ja temal on minu üle võim ja mingi kontroll, et mis nüüd saab, kuidas see olukord laheneb. Et kuidagi mul ei ole nagu, kas minul ei ole täit kontrolli ja kuidagi selline tunne, et üks osapool võib tunda ennast nagu nõrgemana või kaotajana selles olukorras. Et ei ole nagu, millegi osas ei ole nagu võrdne seis. Et võib-olla üks peab otsuseid langetama ja teine lihtsalt ootab ja usaldab teist. Et kuidagi otsustaja on nagu üks millegi pärast osapooltest. Ja teisele nagu sõltub see kellegi otsus, sellest sõltub nagu palju, et ma Saude 10. No siin on Saude 10. See viitab millegile lõppemisele, et siin on konflikt ja siin on tegelikult, et mul on mingi raske koorem kanda. Et midagi on minu jaoks palju, kas kohustusi on liiga palju või millegi osas on raskus õlgadel. Midagi olen ma endaga kaasas tassinud. Aga küll nad näitavad alati nagu lõpule viimist, et mul on veel vaja natukene pingutada, veel vaja natukene tugev olla, et ma olen juba peaaegu kohal, et see Saude 10 viitab hästi, et ma olen peaaegu valmis mingisugusest koormast vabanema ja saatust usaldama. Et tegelikult see kaart viitabki sellele, et tuleb usaldada seda, et kui ma millelgi minna lasen, siis justkui universum annab mulle selle hädavajalikku. Et siin ma tunnen ka, et ma olen nagu millestki sõltuv või kellestki sõltuv, kuidagi kellegi otsustest, keegi nagu kontrollib midagi, mis iganes eluvaldkonnas, mis iganes teemat.
siis siin on nagu, et ma pean veel natuke vastu, jah, et see kuidagi vahel võib ka olla, et mul on liiga palju kohustusi, liiga palju minu kanda, liiga palju minu õlgadel. Kuidagi tahaks ära delegeerida seda, tahaks seda jagada, et midagi on nagu palju. Aga et kui see on ka seotud sellega, et keegi, ja ma tunnen ennast nagu lõksu püütuna või kui ma tunnen, et kaotajana ennast, et mingi olukord, kus ma ei tunne, et on võrdne, et siin on nagu ühel on liiga rohkem kui teisel kuidagi kanda, siis see on nagu siin lõppemas, et justkui ma olen valmis, ma olen jõudnud juba nii kaugele, et ma pean veel natuke vastu, aga ma olen ülekoormatud ja ma ei suuda kaua sellist koormat kanda. Et justkui vajadus otsida prioriteete, küsida abi, delegeerida, on ju, süstematiseerida. Osadel kohustustel lihtsalt minna. Et võib-olla ma olen lihtsalt harjunud neid tegema. Et mitte sinna kuidagi, ei tohi jätta midagi tegemata, vaid et pigem ka siis küsidagi abi või siis ma olengi valmis, et ma saan, võib-olla on see hirm, et kui ma neid asju ei tee, et kes see siis teine teeb, ma olen neid alati teinud. Aga tegelikult võib-olla ei juhtugi iga asjaga midagi, kui ma seda ei tee. Mis iganes see on. Aga kuidagi mingi raskus on, midagi ma tassin endaga kaasas ja aga 10 viitab sellele, et natuke veel ja siis see saab läbi. Ma ei tea, et see ei ole ka selline raske koorem, mida ma kogu aeg või võib-olla ma olen seda, et see võtab rõõmu ära, ma tunnen, et see võtab nagu rõõmu mult ära. Et võib-olla mõnel juhul on selliseid konflikte ja kohustusi ja see ei lase mul olla nagu rõõmus ja vaba ja õnnelik. Et midagi nagu häirib, mitte kogu mu elu selline oleks. Karikate kuninganna. Väga hooliv ja tervenemise energia, et ma kogu aeg ootan, et siin see kaart ju näitas ka seda, et on olnud midagi keerulist ja millest saadakse üle ja ees on nagu helgem. Et see rõõm, harmoonia on siin eespool. Nii et siit võib ka näha, et see raskus ja siis nüüd on siin juba see karikate kuninganna. Et võib viidata mõnele veemärgile, et Vähk, Skorpion, Kalad ei tea. Karikate kuninganna on hästi tundlik, hästi hooliv ja keegi, kes juhindub ikkagi oma tunnetest ja intuitsioonist. Ja siin on hästi palju hoolimist tegelikult, et ma tegutsen selle najal. Võib viidata mõnele väga tundlikule isikule või ma ise olen see isik või mõnele olukorrale. Ja seal on vaja kuidagi selles olukorras ka võib-olla sellist kannatlikkust ja mõistmist. See on selle teistega sideme loomine on hästi oluline. Siin on ka see side, nagu ma ütlesin, see sideme loomine, suhtlemine. Siin on millegipärast kaaludel oluline, aga karikate kuninganna on väga kaastundlik, väga soe, lahke. Selline empaatiline, tervendaja energia, keegi, kes väga hoolib, kuidas teised tunnevad ennast, tal on väga suur süda, hästi empaatiline energia. Et selline armastusväärne energia. Seal võib näidata läheduse vajadust see kaart, et ma ise vajan, et mind rohkem mõistetaks, kuuldaks, võib-olla hoitaks, et selline tunne. Või siis on minu lähedal keegi, kes väga-väga seda vajab, sellist hellust, hoolimist, mõistmist, kuulamist, et selline kuula teisi ja märka, kas sind kuulatakse, mõistetakse. Et selline suhetes näitab ka sellist tasakaalukust ja armastust ja mõistmist ja hoolimist, hästi tundlik on karikate kuninganna, et hoolib väga, kuidas tema lähedased tunnevad. Et juhindub tunnetest. Siin on mõõkade 3, aga see ei ole üldse selline, selles kaardipakis on 2 mõõkade 3 ja see on selline alternatiivne mõõkade 3 siin, mis ei ole üldse negatiivses võtmes. Et sellel kaardil on siis kujutatud see rännak, kuidas mõõkade
ühest, kus on siis see tõde, avastus, see ahaa mõte, on ju, ja siis see mõõkade 2, kus on siis mõistuse valikud, on ju, selle juurest on siis liigutud edasi siia 3-ni. Ja see näitab siis sellist kasvu ja arengut ja uute lähenemiste leidmist ja võib-olla ka asjade tuumani jõudmist. Et need on need mõtted, teadmised, mis minus on, millega osas, et ma juba olen jõudnud selleni, ma olen välja mõelnud, ma tean, mida ma tahan. Siin on juba selline arengud ja kasv ja ma tahan, et midagi justkui ellu viida, et selline viljaka pinna otsimine, et kuhu nüüd need mõtted ja teadmised ja kasv juurduks, et edasi kasvada, et saavutada seda, mida ma soovin, et see saavutada maksimumi, et see on sellist, et pärast mingisuguseid valikuid, otsuseid, et nüüd ma teen järgmisi samme. Et siit on juba nagu edasi liigutud, et see on arengute kaart, 3 on ju, et reaalsed sammud soovitu poole, et selline arenemine ja parendamine ja ma tahan tulemust millega osas. Ja need on targad otsused, siin olen valmis õppima, arenema, mõtlema, kuidas edasi, et ma tahan milleskist, et mul on soov ja ma olen teinud juba otsused, valikud, planeerinud midagi ja nüüd siin on juba järgmised sammud, et kuidas edasi, et saavutada seda ja väga targalt, mida ma soovin. Aga sellised sõnumid kaalud teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid.